Tartu vaim ja Tartu rahu moodustavad kindla tahu meie õilsast ajaloost. Neid ei tohi võtta koost. Tartu rahu kannab vaim, seeme piir ja piiririid moodustavad kindla tahu. Suur on vaim ja suur on rahu. Riiki kaitseb Tartu rahu. Oleme täna siin, et tähistada Eesti Vabariigi sünnipäeva, et tunda uhkust oma riigi üle, mis sündis vabadussõjas, võitluste, katsumuste ja visatöö hinnaga. Täna tuletame austusega meelde kõiki Eesti mehi ja naisi, kes vabadussõja lahingutes oma riigi ees seisid. Tulime just kirikust, kus nägime tahvlit kõigi vabadussõjas langenud kihelkonna meeste nimedega. 35 nime järel oli kiri. Nad surid, et elaks Eesti ja oleks vaba. Mälestame täna neid ja ka neid, kes langesid hilisemas võitluses iseseisva Eesti eest. Koerus on väärikalt tähistatud mitmed sündmused meie rahva ja riigi elus. Eelmisel aastal avasite te mälestusmärgi küüditatudele. Aitäh teile selle eest. Eesti Vabariigi aastapäeval, iseseisvuspäeval mõtleme me oma riigist, vabadusest ja kõigest ilusast me kaunil maal. Rohkem kui argipäeval, mil igapäevamured vajavad lahendamist ja töö tegemist. Me oleme väike riik, aga ometi see väiksus ei takistanud meil saavutada sajandipikkust eesmärki olla iseseisev, seega ise otsustada, ise vastutada, ise tegutseda ja olla sõltumatu. Me ei tohi unustada, et vabadus tuli meile meie paljude vanavanemate, rahvuskaaslaste ning välispartnerite elude hinnaga. Vaatamata kõigile oleme me suutnud säilitada oma keele ja kultuuri. Meie kõigi kohus on väärtustada oma riiki ning anda panus selle paremaks muutmiseks. Täna Eesti Vabariigi 92. sünnipäeval soovin teile kõigile õnne, edu, head pealehakkamist ja tarka eestlaslikku visadust. Sünnipäev on päev, mil meenutatakse möödunikku, räägitakse olevikust, seatakse sihte tulevikuks. Sünnipäev on päev, mis äratab meis mitmeid inimlikke tundeid. Uhkus selle üle, et me oleme eestlased, meil on oma riik, meil on säilinud eesti keel ja eesti meel. Järva Omavalitsuste Liidu poolt asetame selle lillekorvi nende meeste mälestuseks, kes lõid meie riigi ja kes maksid selle oma eludega kinni. Mälestus nendest on püha ja meie püha kohus on oma riik hoida vabana ja see vaba riigina pärandada järgmistele põlvkondadele. Head vabariigi aastapäeva teile ja olgu meil igal aastal võimalus uuesti kokku tulla, et oma riigi, vaba riigi aastapäeva tähistada.